Teeme pilbid lahti ja vaatame teist Moosese raamatut ja peatüki 16. Teine Moosese raamat, see raamat, kus Jumal kutsub oma rahva Egiptusest välja Siinai mäe juurde, ta teeb neid enda eriliseks kutsutud rahvaks. Peatükis 16 on teemaks rahulolu. No ilmselt oli vanas Egiptuses 5. sajandil peale Kristust elas üks Arenius. Arenius oli üks mees, kes otsustas, et tema siis ütleb lahti kõige maailma asjadest ja maailma elus, läheb kõrbesse üksinda elama väga lihtsat elu. Ja vahel ta pidi ka linnas käima, Aleksandria linnas käima, et asjad võtta. Muidu kõrbes ei ole ju midagi. Ja siis läks tagasi kõrbesse. Aga tihtipeale inimesed märkasid teda turgudel, basaaridel, kus ja tema oli seal käimas ja kõiki asju vaatamas, mis on müügil seal. Ja siis inimesed mõtlesid, et miks ta niimoodi teeb, miks ta kiusab ennast niimoodi. Ta on öelnud kõigist nendest maailma asjadest lahti. Ja ilmselt kord keegi küsis tema käest, miks sa käid turgudel nii kaua. Ta ütles, et ma saan nii suure rõõmu turgudel käies, sest ma vaatan kõiki neid asju, mida mul vaja ei ole. Tal oli kindlasti rahulolu. No, võime arutleda, kas on õige asi, et üksinda kõrbes elada, et ole Jeesuse jünger, aga tal oli kindlasti rahulolu. Ja meil kõigil on vaja seda. Kuidas me saame seda niimoodi rahu südames? Oleme rahul sellega, mis meil on, mida Jumal on meile antud. No, see rahulolu tuleb siis, kui usud, et Jumal annab täpselt, mida sul vaja on. Kas usud seda? Jumal annab sulle täpselt, mis sul vaja on. No, loeme siis peatükis 16 ja esimest 15 salmi. Ma ei tea, kas loeme kõiki neid, aga hakkame lugema esimesest salmist peatükis 16. Nad läksid teele Eelimist ja kogu Iisraeli laste kogudus jõudis Siini kõrbe, mis on Eelimi ja Siinai vahel, 2. kuu 15. päeval pärast Egiptuse maalt lahkumist. No, me teame, mis see Eelim oli. See oli see hea koht, kus oli vist oli 12 allikat ja palmipuid. Läksid edasi. Nad lähevad Siinai mäe poole. Ja kogu Iisraeli laste kogudus nurises kõrbes Moosese ja Aaroni vastu. Ja Iisraeli lapsed ütlesid neile, oleksime ometi võinud surra issanda käe läbi Egiptuse maal, kus me istusime lihapottide juures, kus me sõime leiba kõhud täis. Teie aga olete meid toonud siia kõrbesse, et kogu seda kogudust nälga suretada. Siis issand ütles Moosesele, vaata, ma lasen taevas sadada teile leiba ja rahvas mingu ning kogugu iga päev oma osa, sest ma panen nad proovile, kas nad käivad minu seaduse järgi või mitte. Nüüd, Jumal andis seda mannat taevast ja liha kõrbest. Inimesed hakkasid nurisema, aga Jumalal oli juba plaan olemas. Huvitav, need samad inimesed. No kui meie loeme seda, siis on meil, vähemalt mul on raske aru saada. Miks nad ütlesid, mida nad ütlesid? Jumal tegi suure päästmise ära seal Egiptuse maal. Ja siis nendel ei olnud vett.
Jumal andis vett imekombel, juhatas neid vee juurde. Aga nüüd nad ütlevad, et jah, küll Jumal päästis, küll Jumal andas meile vett, aga nüüd meile süüa ei ole. Ja nüüd on kõik, nüüd on läbi, nüüd Jumal jätab meid lihtsalt surema siin kõrbes. Ma ei tea, kuidas nad suutsid niimoodi mõelda kogu aeg. Kogu aeg kahtlesid Jumalas, et ta ei anna neile, mida neil vaja on. Aga kui nendel tõesti vaja oli süüa, siis loomulikult Jumalal oli plaan. Jumal andis neile, Jumal varustas neile süüa. Ja mitte ainult seda leiba taevast, vaid ta andis neile linnuliha ka. No loome natuke edasi. Alates 6. salmist. Siis Mooses ja Aaron ütlesid kõigile Iisraeli lastele, täna õhtul te saate teada, et see on Issand, kes teid tõi välja Egiptuse maalt. Ja hommikul te näete Issanda auhiilgust. Tema on kuulnud teie nurisemist Issanda vastu. Aga kes oleme meie, et te nurisete ka meie vastu? Ja Mooses ütles, Issand annab teile täna õhtul liha toiduks ja hommikul leiba kõhutäiteks. Issand on kuulnud teie nurisemist, kuidas te olete nurisenud tema vastu. Aga kes oleme meie? Teie nurisemine ei ole meie vastu, vaid on Issanda vastu. Nüüd, Issand annab neile, Salm 12. Ma olen kuulnud Iisraeli laste nurisemist, ütles Jumal. Räägi nendega ja ütle, täna õhtul te sööte liha ja hommikul leiba kõhud täis. Siis te mõistate, et mina olen Issand, teie Jumal. Ja õhtul tulid vutid ning katsid leeri ja hommikul oli kastekord leeri ümber. Nüüd Jumal andis neile leiba taevast. Nad ei teadnud, mis see oli. Sellepärast nad ütlesid manna. No manna muidugi hebra keeles tähendab, et mis see on. Otseselt tõlgedes, et mis asi see on. Ja siis sellest tuli see nimi. Manna, mis on see? See on manna. See on see asi, mida me ei tea, mis see on. See on tulnud taevast. Aga Jumal on nii hea. Igal päeval neil oli leiba vaja, et edasi elada. Aga sellepärast, et Jumal on hea, ta andis neile liha ka. Ei pidanud seda tegema, aga ta tegi seda. Andis ka liha. Aga nende nurisemine näitas seda, et nad ei uskunud, et Jumal varustab neile kõike, mida vaja. Ja meie nurisemine, kui meie nuriseme, viriseme, või kuidas eesti keeles on, näitab, et me ei usu, et Jumal hoiab meid. Me ei usu, et Jumal annab meile, mida meil vaja on. Kindlasti igaüks on teadnud sellist inimest, kes pidevalt nuriseb, pidevalt viriseb millegi pärast. Tegelikult ma võin öelda, et minu elus oli kindlasti see inimene, oli minu jaoks minu isa. Isal on selline oskus, et ta oskab väga hästi nuriseda. Ta alati leiab midagi, mis puudu on või mis valesti on läinud. Ja siis ta hea meelega räägib sellest paar tundi aega, kuni lõpuks ütled, et okei, saan aru, et see asi ei meeldi sulle, aga räägime millestki muust. Aga kui sa nurised niimoodi, virised, tähendab, et sa ei usu, et Jumal on andnud sulle kõike, mida sul vaja on. See on tegelikult patt. See on tegelikult patt. Ja mitte ainult minu isa maatleb sellega, aga meil kõigil on see kippumus,
et jah, kui asjad ei ole täiesti paigast, nagu me arvame, et peaks olema, siis me hakkame virisema, et no miks ja tegelikult, kui me nuriseme, nagu Mooses ja Aaron ütles, tegelikult me ütleme seda nagu Jumala vastu, Issanda vastu. Et ei, ma mõtlen, et valitsus peab seda või no ei, ma mõtlen, et ema ja isa peab seda tegema. Ja no tegelikult sa nurised otse Issanda vastu. Et Issand ei ole hea olnud minuga ja midagi on puudu, mis peaks olemas olema. Mida siis teha? Usalda Jumalat, et ta hoolitseb sinu eest. Usalda teda. Kui sul tõesti vaja on see asi, milles sa mõtled ja mis puudu on, kui sul tõesti vaja on, siis küll Jumal annab. Kindlasti ta annab. Huvitav, mida Kristi ja Johannes ütles sõduritele. Nemad küsisid, et mida meie peaksime tegema. Sa ütled, et parandage meelt, aga mis see tähendab? Johannes seletas, ärge tehke kellelegi liiga, ärge olge väljapressijad, leppige oma palgaga. No ilmselt sõdurid arvasid, et nad peavad nagu välja pressima, nad peavad midagi juurde võtma. No nende käes olid relvad, nendel oli võim ja tegelikult nad saaksid teha, mida nad tahtsid. Et mida see vaene küla inimene teeb, sõdurid tulevad, nõuavad midagi. No, mida sa teed? Siis nad võtavad. Sõdurid arvasid, et no, meile ei maksta piisavalt selle töö eest. No kindlasti me peame juurde võtma. Ja selle loogikaga on paljud niimoodi käitunud. Et noh, mul ei maksta piisavalt selle töö eest, see on nii raske, aga palk on nii vähe, et kindlasti ma pean võtma siis, kui mul on võimalik võtta ja ükskõik kuidas. Tuleb natuke petta, tuleb natuke nagu teistmoodi tegema, et ma saaks natuke juurde. Isegi ebaseaduslikult, isegi nagu valega. Aga mis siis? See tuleb, sest sa arvad, et Jumal ei ole andnud mulle, mis mul vaja on. No, tõlnerid Jeesuse ajal mõtlesid vist sama. Kõik teadsid, et tõlnerid võtsid rohkem, kui nad pidid võtma. No kindlasti nad mõtlesid sama, et jah, no see töö on nii raske ja mulle makstakse nii vähe, et no muidugi ma panen mingi protsenti juurde, et inimesed maksavad ja see, mis ma juurde panin, läheb taskusse. Paulus kirjas Filiplastele, ma olen õppinud olema rahul sellega, mis mul on. Hiob ütles oma raamatus, Issand on andnud, Issand on võtnud, Issanda nimi olgu kiidetud. Ja just lugesime esimeses kirjas Timoteosele, ent Jumala kartus on suur tuluallikas, kui inimesele piisab sellest, mis tal on. Ja kui meil on aga elatis ja ihukatet, siis olgu neist meile küll. Rahulolu on suur kingitus. See on suur õnnistus. Ja kui me õpime seda, et siis lepime ära sellega, mis meil on, mida Jumal on sulle antud, siis sul on rahulolu. Usud, et Jumal annab täpselt, mida sul vaja on. Aga kuidas veel? Tuleb edasi uskuda, et Jumal annab nii palju, kui vaja on. Ta annab sulle nii palju, kui vaja. Ja Jumal tegi täpselt seda Israelastele. Vaatame näiteks 5. salmi.
ütleb, et aga kui nad 6. päeval valmistavad, siis mis nad on koju toonud, siis on seda 2-kordselt rohkem, kui nad iga päev on kogunud. Milline oli Jumala plaan? Jumala plaan oli see, et igal hommikul isolased ärkavad üles. Kõht on tühi. Aga pole hullu, sest see teed telgi ukse lahti ja igal pool on see manna maa peal. Ja igaüks korjab, iga pere korjab või perenaine või kuidas iganes oli kokku lepitud, kõik oma söömise järgi, et igal leibkonnal on täpselt nii palju kui vaja. Isand ütles, et ära võtta rohkem ja ära võtta vähem. Võtta nii palju, kui te sööte ühe päevaga. Aga 6. päeval ma annan teile topelt ja teie võtate topelt, sest muidugi 7. päeval, hingamispäeval ei tohi mingit tööd teha, ei korja sel päeval. Võtta siis 6. päeval topelt ja see jääb nagu heaks järgmisel päeval. Jumal andis iga päev seda mannat, mida vaja oli. Aga isolased võtsid rohkem kui vaja. Nad ei uskunud Jumalasse, et ta teeb õigesti. Vaata siis Salm 16. Isand käskis nõnda, igaüks kogugu sellest nii palju, kui ta sööb, kann iga pea kohta vastavalt teie hingede arvule. Igaüks võtku nende jaoks, kes tema telgis on. Ja Iisraeli lapsed tegid nõnda ja nad kogusid üks rohkem ja teine vähem. Aga kui nad mõõtsid kannuga, siis ei olnud ülearu sellel, kes oli kogunud rohkem, ega tundnud puudust see, kes oli kogunud vähem. Igaüks oli kogunud nõnda palju, kui ta sõi. Ja Mooses ütles neile, ükski ärgu jätkus sellest midagi homseks. Aga nad ei kuulanud Moosest, vaid mõningad jätsid sellest järele järgmiseks hommikuks. See täitus ussidega ja haises. Siis Mooses vihastus nende pärast. No jälle ma otsisin üles see õige eestikeelse sõna. Loodan, et see sobib. Koonerdamine näitab, et nad ei usu Jumala ustavusesse. Miks mõningad võtsid rohkem ja hoidsid siis homseni seda mannat? Nad ei usaldanud Jumalat. No jah, täna hommikul oli, aga ei tea, kas homme on. Võtame siis juurde igaks juhuks. Aga Jumal oli lubanud igal hommikul ja 6. päeval te võtate 2-kordselt. 7. päeval ei võtta midagi. See oli Jumala plaan. Aga kes Jumalat ei usaldanud, võtsid rohkem. Ja võib-olla olid mõned, kes mõtlesid, et nemad ka kahtlesid Jumalas. Mõtlesid, et no, kui täna on, aga ei tea, kas homme on, võtame juurde, siis saame müüa nendele, kes ei võtnud topelt või 3-kordselt. Ma mäletan, et üks kord, ma ei mäleta, kas elasime San Diegos või Clevelandis, aga oli ajalehes üks lugu, et sel aastal ma mäletan väga hästi, sest ma nagu natuke tahtsin ka, et kõige populaarsem mänguasi nendeks jõuludeks olid Power Ranger figuurid ja eriti need komplektid, kus on erinevad nagu masinad või robotid ja sa võid neid igat moodi nagu neid kokku panna. Ja olid erinevad kombinatsioonid nendega ja mingi 3, 4, 5 komplekti aga üks mees mõtles kavalalt, et kõige populaarsem mänguasi
ja tema hakkas nagu kokku ostma igast mänguasja poest need mänguasjad. Kuni kogu linnas olid need kõik otsa saanud. Ja siis ta pani nagu silt välja, et siit saab osta. Ja muidugi hinnad olid natuke kõrgemad ja inimestele olid pahased selle pärast. Ja see lugu läks ajalehte. Võib-olla siis mõned isolased mõtlesid sama, et jah, võtame juurde, sest ma ei usu, et Jumal annab ka homme ja ülehomme. Siis saame seda süüa. Aga see tegelikult, isegi kui see mannat ei oleks täitunud ussidega ja halvaks läinud, kellele sa siis müüd järgmisel hommikul? Kogu maa on täis seda mannat. Kes siis ostab sinult? See on igal pool tasuta. Turg on nagu ülekülastunud selle mannaga. Kes hakkab siis ostma? Umbes nii nagu see naljakas Eesti laul, et banaani pole vaja, ananassi ka. Eestimaa on kurke täis. Kurgi sulle, raha mulle. Kui te mäletate. Aga ja nii naljakas, sest jah, Eestimaa on kurke täis, aga kes siis ostab sinult mingi 1000-2000 kurke? Igal ühel on kurgid. Aga nemad ei usaldanud Jumalat. Ei uskunud, et Jumal on ustav. Siis hoiame igaks juhuks. Me peame usaldama Jumalat, et ta ei vea alt. Kirjas hebralastele on kirjutatud niimoodi, et teie eluviis olgu raha ahnuseta. Jääge rahule sellega, mis teil on, sest tema on öelnud, ma ei hülga sind ega jäta sind maha. See on üks võti. Usu, et Jumal ei jäta sind maha. Ei pea kokku hoidma kogu aeg. Niimoodi. Pole nii, et tuleb võtta endale nii palju kui võimalik, sest varsti lõpeb Jumala arm ära. Kunagi jääb Jumala arm otsa. Tuleb praegu võtta kokku nii palju kui võimalik. Ei ole nii. Ole siis selline, kes oskab jagada, aidata, õnnistada sellega, mille Jumal on sulle andnud. Ma mäletan, et Dave Ramsey, kui vaatasime tema kursust, rahakursust, tema on ka kristlane ja mitu loengut tulid sellest, et kuidas kõik võlad ära maksta ja mida teha siis krediitkortidega. Ütles ühesõnaga, et hävita neid ja viska neid ära, kui sul on võlad nendega. Ja kuidas kõrvale panna nagu laste nagu ülikoolile, kuidas kõrvale panna nagu pensionile. Aga siis selles viimases loengus siis ta ütles, et aga nüüd, kui sa oled jõudnud siiani, raha on olemas, et mingi hädafond on seal olemas kõrval, mida sa ei puuta, ainult siis, kui mingi häda tuleb. Et sa oled nagu kõigeks valmis. Nüüd on nii, et käed on lahtised. Jumal annab sulle raha. Jumal võib ära võtta ka. Et ole siis, olgu sul lahtised käed. Ära pigista, ära hoia selle nii kõvasti kinni, et nüüd mul on raha ja ma ei taha jälle sattuda nagu vaesusesse. Ma hoian siis kõvasti kinni, ei jaga, ei aita kedagi. Ära küsi. Ta ütles, et lahtised käed, Jumal annab. Ja siis sa näed, võimalust kedagi aidata. Ma tahan seda peret õnnistada millegagi. Siis ma õnnistan neid näiteks. Kui me usaldame Jumalat, et ta ei vea alt, ta ei hülga meid, ei ole nii, et täna ta on meid õnnistunud, aga homme lõpeb Jumala arm ära. Ei ole nii. Jumal annab sulle täpselt nii palju,
kui vaja. Jumal andis neile nii palju mannat iga päev, kui vaja, mitte rohkem. Ja siis lõpuks tuleb uskuda, et Jumal annab täpselt nii kaua, kui vaja. Täpselt nii kaua, kui vaja. Loeme siis olete salmist 32. Ja Mooses ütles, Issand käskis nõnda, üks kannu täis sellest jäägu säilitimiseks teie sulgupõlvedele, et nad näeksid leiba, millega mina teid söötsin kõrbes, kui ma teid tõin välja Egiptuse maalt. Ja Mooses ütles Aaronile, võtta üks nõu ja pane sellesse kannu täis mannat ning asetas see Issanda ette säilitimiseks teie sulgupõlvedele. Ja Aaron asetas selle tunnistuse ette säilitamiseks, nagu Issand on Moosesele käsu andnud. Nüüd jutlus ei ole otsuselt sellest, aga see on nagu kõrval mingi hea teema. Et ja mälestame neid aegu, kus Jumal on sind aidanud hädast välja. Aga tegelikult Salm 35 tahame vaadata. Ja Iisraeli lapsed sõid mannat 40 aastat, kuni nad jõudsid asustatud maale. Nad sõid mannat, kuni nad jõudsid Kananimaa piirile. Kui kaua Jumal andis neile mannat igal hommikul? Pikka aega, 40 aastat. Aga niipea, kui nad jõudsid Kananimaale, see lõppes ära. Tegelikult Raivo just rääkis sellest oma jutluses, et see lõppes ära. Jumal ütles, et nüüd olete Kananimaal. Ma ei hakka teid ära helitama. Et saate ise hakkama selle maaviljaga. Siin on viinamäed, siin on vigipuud, siin on igasugused head põllumaad, et saate hakkama ise. Ja see manna lõppes ära. Ta andis neile täpselt nii kaua, kui vaja, ja mitte rohkem. No miks oleks juhtunud nende iisraelastega, kui Jumal siiamaani annab neile mannat igal hommikul? No ma arvan, et siis nad oleksid sellised nagu welfare inimesed, kes ei tee mingit tööd. No miks istuda viinamäge? No vaata, nii kui nii, Jumal annab meile iga päev seda mannat ja miks istutada mingi põllumaad ja vilja? No milleks? No siis oleks nagu need inimesed, kellest me räägime, kes valitsus annab neile mingi raha ja siis nad ütlevad, et milleks tööd leida, siis ma saan rohkem raha valitsused kui sellise nagu alustamise tööga, kus ma alustan nullist. No milleks? Jumal siis lõpetas selle ära. Nagu mõned Rumeenia missionärid ütlesid mulle, et ma ei tea, kas ikka veel on nii. Ütlesid, et kuna need Rumeenia külanimesed, nad on nagu suhteliselt vaesed ja põrand on nagu must maa. Ei olegi nagu põrandat majas. See on muld. Ja sellepärast väikesed lapsed, nad hoiavad kogu aeg süles. Nad ütlesid, et need väikesed lapsed, nad ei hakka kõndima enne kui nad on 3, 4, 5 aastat vana. Sest kogu aeg inimesed tõstavad neid, hoiavad neid ja nad ei jäta neid nagu mulla sees. Aga jah, kui sa niimoodi teed, siis nad ei õpi kõndima. Või vähemalt võtab palju rohkem aega. Siis usada Jumalat, et ta teab, millal sul enam vaja ei ole. Mida Piibel ütles selle lese kohta esimeses kuningate raamatus? Jumal ütles, et sest nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal, jahu ei lõpe vakast ja õli ei vähene kruusist kuni päevani, mil Issand annab
maale vihma. Jumal aitas seda lesknaist ja tema lapsi. Maal oli nälg, ei olnud vihma mingi 2-3 aastat, ma arvan. Kõik toidud lõppesid ära, aga Jumal aitas seda lesknaist imekombel. Aga kui kaua? Ainult nii kaua, kui vaja oli. Kui see nälg lõppes ära, siis lõppes ära selle ime ka. Niimoodi Jumal teeb. Ta ei taha meid ära hellitada, et ta teeb meile nii palju õnnistusi ja teeb elu nii kergeks, et siis me ei taha enam nagu töötada, me ei taha enam midagi teha, me ei suuda enam lihtsalt. Jumal annab vajalikku armu siis, kui vaja on. No kuula neid tunnistusi inimestest, kes on palju kannatanud. Nad kõik ütlevad sulle, et jah, mul ei olnud, Jumal ei andnud seda armu, mida mul vaja oli, kui see juhtus. Aga kui see juhtus ja ma pöördusin Jumala poole, et aita mind, siis ta andis seda armu ja ma pidasin vastu. No, minu vend ütleb seda sama, kui tema naine suri. Ma mäletan, ma olin tema juures ja ma vaatasin, kuidas ta oli nagu suhteliselt hea tujuga ja ta vaikselt nagu ta tegi lihtsalt see järgmise asja ära ja ma mõtlesin, et kuidas nii? Kuidas nii? Kas ta nagu ei armastanud oma naist või kas tal ei ole kahju? Siis lõpuks ma ütlesin talle, et Joe, ma ei saa aru, kui minu Angela sureks, no ma lihtsalt kogu minu elu variseks kokku, ma ei tea, mida ma teeks. Aga ma vaatan sind, et nagu saad hakkama. Ja tema vastas samamoodi, et noh, Raab, et lihtsalt on nii, et Jumal annab seda armu, kui vaja on. Mul enne ei olnud vaja, aga nüüd on. Jumal annab ja Jumal on hea. Wow. Selline tunnistus. Aga kas Jumal annab sellist armu nagu kogu aeg? No, kui vaja on. Praegu sa mõtled, et ma küll ei tea, mis minust juhtuks, kui see inimene nagu kaoks ära kui see töö kaoks ära või ma ei tea, mis see on. Ma küll ei tea, mis minust saaks. Mida ma teen? Aga Jumal annab seda armu, kui sul vaja on. Ja praegu tunned, et ei peaks vastu, aga Jumal aitab sind. Nii kaua, kui vaja. See mannat, nagu minu vennale, see mannat oli igal hommikul maa täis. Tähendab, et kogudus oli olemas tema jaoks. Inimesed annetasid talle raha, inimesed tulid appi. Jumal andis talle jõudu, sest ta pidi olema nii ema kui isa oma lastele, paar aastat vähemalt. Ja see mannat lihtsalt hakkas sadama tema elus. Rahulolu. Kuidas meil võib olla rahulolu? Kas oled rahul sellega, mida Jumal on andnud sulle? Kas oled rahul selle eluga, mille Jumal on andnud? No, igaüks võib olla rahul, kui usume, et Jumal annab, mida vaja on. Aga mul ei ole seda. Aga kas sul on vaja seda? No kui sul on vaja, siis Jumal annab küll. Aga võib-olla sul ei ole vaja. Usalda Jumalat, et ta teeb õiget asja sinule. Ja ta annab nii palju, kui sul vaja on. Mitte rohkem. Vaatad ümber, aga teistel on nagu minust rohkem. No vaata seda venda, et tal on rohkem minust. Et miks Jumal... Usalda Jumalat, et ta annab sulle nii palju kui vaja.
praegu ja nii kaua kui vaja